Head sõbrad, tegelikult on mul väga kahju, et ma ei saa olla täna koos teiega ja pean olema oma teises kodus Nõmmel. Aga mu mõtted on laupäeval ikka koos Kõrgessaare rahvaga, kes tähistab Kõrgessaare osavalla 30. taastamise aastapäeva. Võib küsida, miks see mulle korda läheb. Mul läheb korda Hiiumaa, mul läheb korda Kõrgessaare, mulle läheb korda Kõpu poolsaar. Esimest korda olin ma Hiiumaal 50 aastat tagasi. Olin koos klassiga, korjasime sõpruse sovhoosis õunu. Kõik teised korjasid kartuleid, meie korjasime õunu. Pärast seda olin ma Emmastes malevas. Ja pärast seda käisime me iga suvi lastega Hiiumaal ja telkisime kõikvõimalikes kohtades. Aga mingil hetkel sai nendest käbidest ja magamata öödest ja vihmasajust ja telgis elamisest villand. Ja me otsustasime ennast siduda Hiiumaaga. Ja kui me ringi vaatasime, siis see oli Kõpu poolsaar just see koht, mis meile kõige rohkem meeldis. Miks? Seal on rand, aga ta on ka metsik. Seal toimub elu ja tegevus, aga ta on ka üksik. Seal on peened restoranid, aga võib minna ka oma korviga piknikule. Seal on palju muusikat ja kontserte, aga ka nautida lihtsalt merekohinat. See oli täpselt selline koht, nagu Hiiumaal peab olema. Ja nüüd oleme me oma perega olnud Kõrgessaare elanikud 20 aastat. Ja selle aja jooksul on see Kõrgessaare kant ikka väga palju muutunud. Ma mäletan, kuidas me käisime esimene kord Kõpu poes ja poemüüja vaatas meid imeliku näoga, kui me küsisime piima ja ütles, et piima annab lehm, siin saab seepi, viina ja tikke. Nüüd on Kõpu poolsaarest saanud täielik kultuurikeskus. Naaberkülas, Ojakülas oli suvel meie selle suve suurim etendus Piip ja Tuut. Ja kui ma vaatasin seal kino küünis ringi, kui palju oli rahvast, kui palju oli noori, kui palju inimesi oli kokku tulnud, siis see on ainult kompliment Kõrgessaarele, Kõpu poolsaarele ja kõigile nendele, kellel läheb korda Hiiumaa elu. Väga palju on muutunud paremaks. Aga mis veel võiks parem olla? Ma olen rääkinud päris paljude noorte inimestega, kes ütlevad, et Kõrgessaarel ja ka Kõpus võiks olla lasteaed kool. No loodame, et see vaba kool saab hoo sisse ja hakkab töötama. Loodame, et tuleb veel rohkem inimesi elama, mitte nii nagu mina suvehiidlaseks, vaid päriseks, nagu minu abikaasa Kalle. Loodame, et Hiiumaa ja Kõpu ja Kõrgessaare ei kaota oma unikaalsust, oma vaikust, oma üksindust, oma võimalust olla seal omaette. Ma arvan, tänaseks me oleme leidnud üles juba parimad seene- ja marjakohad. Kas meid on omaks võetud, ma ei tea, aga ma mäletan nii hästi, kui ma esimene kord küsisin oma küla inimestelt, kus on kõige paremad metsa- ja kukeseene metsad ja mulle vastati seal. Ja siis läks ikka 5-6 aastat, kuni me ise need kohad avastasime ja oleme selle üle väga rõõmsad õnnelikud, et saame käia nii metsas ja nautida seeni, marju ja kõike seda ka talvel. Ma ei tundnud vallavanemat Jaanus Valku isiklikult. Ma olen tast palju kuulnud. Ma olen kuulnud temast väga palju head. Ja see, et tema mälestuseks avatakse pink, on üks uskumatult armas komme. Nii et järgmine kord, kui ma Kõrgessaarde tulen, lähen kindlasti vaatan ka seda pinki. Aga teile soovin toredat pidutsemist ja kui me varem ei kohtu, siis suvel kohtume kindlasti. Olge terved ja kohtumiseni!